lõpetuseks, seadused on kehtestatud, et need rikkuda vähemalt kohe Vene turisti meelest. Seekord viis aga mässumeelsus šokeeriv juhtumini ning piinarikko lõpuni. Oi, see on ilus lugu, kuulake nüüd hoolega. Puhas armastus. Jah. Kõik algas sellest, et 2 Peterburglast läksid Ühendriikidesse puhkama. Riiki saabudes said nad enda kätte raamatu, kuhu oli koondatud USA kõige imelikumad seadused. Muuhulgas oli seal kirjas, et Kentuckis on keelatud lõvide kinno viimine. Samas kui Floridas on keelatud seksida okassigadega. Sellest inspireerituna või alkost otsisid venelased okassea. Kust kohast? Peale seda asusid joobes mehed asja kallale. Kaine peaga ongi raske teha ju. Vaat ei tea. Nüüd tuli mingi tõdega märksi suust. Praegu tuli siit mingi väga kahtlane avaldus. Kui vene mehed järgmisel hommikul märkasid, et vajavad meedikut abi. Esmaabipunkti esindaja räägib, et meeste suguelundid olid okkaid täis. Kui mehed Venemaale naasid, siis käisid nad veel ka uroloogi vastuvõtul, sest kes diagnoosis nende suvantsudel tõsise põletiku. Mehed ei saanud Ühendriikides süüdistusi kaela ainult seetõttu, et neil õnnestus Floridast lahkuda enne, kui asjale ametlik käik anti. Kuidas seal läks? Selle kohta ei ole infot. Uudises selle kohta nupukene viide puudub. Ma arvan, et siga jookseb siiamaani Floridas naerunäoga ringi. Siuks tihi pole ammu saanud. 2 Peterburglast. On alles stiil, jah. Toore lugu. Kui palju peab jooma? Tekib võte. Kuulge, muideks. Mehed, kuulge, muideks, mul on üks mõte. Muidugi, jumala hea mõte. Ja nii ta läheb. Karm. Kaelus siin hommikust kõigile ja Hirmule ka. Tere hommikust. Mis siin salat, ega me pole saanud siin 3 kelgu okasseaga vahekorra uudisest veel kuidagi moodi lahti ja eks see meie fantaasia läks siin igate pidi lendu. Ja arutasime meiegi sellel teemal, et kui palju peab siis tõesti jooma, et tuleb seltskond sellisele mõttele, et ma tean ühte okassiga, teeme temaga asja. No ma arvan, et need vene mehed 2 väikse Budweiseriga vist ei piirdunud. Kardan küll jah, et nii lihtsalt see ei läinud, aga eks meil tekkis huvi ka. Igaks juhuks kontrollisime üle, milline see okassiga välja näeb ja soovitame teilgi Google'isse näiteks sisse lüüa sõna okassiga ja vaadake ja mõelge siis, kuidas see võis olla. Siin on üks koerapilt. Mismoodi see võis nagu minna või kuidas nad seda, jah. Üks koerapilt, kus oli ka siis okasseaga kokkupuude ja see oli ikka üsna okkaid täis. Et üsna keeruline teema. Eks purjus peaga tehakse ikka igasugused imelikke asju ja eks me tea omas käeski, et teinekord jommis peaga tulevad mingid päris rumalad mõtted pähe ja hommikul mõtted, issand, oli seda siis nüüd vaja, kust selline mõte sai tulla. No see on muidugi juba ülim. See on nagu tipp ja sinnani meie vist ei küüni. No selles mõttes läks muidugi hästi, et nad ei hakanud lõvidega kinno minema koos, et võib-olla oleks rohkem inimesi hukka saanud. Seda küll, jah. Et ses suhtes neil oli veel, nad ei jõudnud veel nii palju juua. Midagi ka järgmiseks reisiks. Ja, järgmine seltskonna mäng. Meil ei ole siin õnneks ja kahjuks okassigu kuskilt võtta, aga soovitame kõikidel promotidel, kes ennast kooma hakkavad jooma. Ärge seda siili peal proovige. Kui okassiga võib-olla võis sellest vahekorrast väljuda naerunäoga, siilil läheks ilmselt vähe apramalt. Ära siilile halba soovi. Just, säästa siili. Siil ei ole midagi teinud. Päeva hüüdlause. Lähme ära. Ja, jälle. Joo. Hommikupäeva